Film. Huvi filmi vastu on minus olnud nii kaua, kui mäletada suudan. Ja kui ma õigesti mäletan, siis oma esimese kaamera sain ma juba tõenäoliselt haigla ustest väljudes. Sünnitusmajas see tähendab. Ja ma pole seda siiamaani kordagi käes pannud. Okei, valetasin, sellist asja pole juhtunud. Kui nüüd aus olla, siis filminduse ma aastasin enda jaoks üsna hiljuti ja seda naljakal kombel läbi arvutimängude. See juhtus nii. 9. klass. Mina ja mu sõbrad mängisime mänge suhteliselt palju ja jõudsime siis oma mängus siuksele tasemele, kus me hakkasime videosi lindistama ja neid YouTube'i laadima. Ja tänu sellele saime oma algelised monteerimisoskused ja see pani minusse ka selle kõige esimese filmi pisiku. Aga see kõik praegu selleks. Kuna filmi teemal ma olen veel nii-öelda puhas leht ja siis ainus teema, mida ma hästi tean ja käsitleda oskan, on film ja noored. Nimelt tean ma, noortele meeldib film, noori huvitab film ja noored tahavad filmi teha. Isegi siis, kui nad seda välja ei näita, sest film on väga hea eneseväljendusviis. Kui sa oska laulda, joonistada, tantsida ega pilli mängida, leiad sa oma loomingulise väljundi kindlasti millestki filmiga seotust. Ehtsa näite saan tuua oma endalust klassifilm. 12. klassiks tuli meil panna kokku oma klassis tutvustav film. Probleem oli selles, et meie klassi on sugugi aktiivne ja ainsad üritused, millest me osa võtsime, olid sunniviisiliselt meile peale surutud. Aga meie ja kõikide teiste üllatuseks suutsime seda filmi tehes kokku tulla, kes genereerisid ideid, kes aitas niisama kaasa, isegi inimesed, keda meie klassi tegevus absoluutselt ei huvitanud, aitasid kõik kaasa. Ja see oli lõbus, see oli midagi head. Me kõik nautisime seda. Meisteridos muidugi sellest välja ei tulnud, aga meile ja kõikidele teistele see õnneks vist meeldis. Noorte seas tegelikult leidub suhteliselt palju filmitegijaid. Aktiivsemad löövad kaasa üritustes nagu koolifilm või siinsamas filmitalgud, aga palju suuremal osal ei ole õnnestunud selle eluga kokku puutuda ja mis on selle põhjus? Või jäänud kuskile kivi taha peidule. Nimelt, mina arvan, et üks probleem võib olla selles, et Eesti noortel ei ole kohta, kus koguneda ja oma loomingut teistele ette näidata ja seda arutada. Muidugi tahaks algul videosi enda jaoks, aga tahetaks siiski saada vastukaja ja kiidusõnu. Palju võiks muutuda sellest, kui mul oleks nii lihtne asi näiteks nagu oma foorum, kus me saaksime oma tööd üles laadida, teised vaatavad seda, hindavad neid ja noored kindlasti läheb sinna ka vaja vanemaid inimesi, kes neid nooremaid õpetaksid, mitte ei kooseks ainult noortest. Meil õppesõnagadaksid, aitaksid ja võib-olla ka kindlasti midagi meid õpiksid ja minu teada pakuvad sellist võimalust ainult välismaa foorumid. Tean, et seda asja on raske teha, kuna ma olen ka ise üritanud. Ja esimene kuu aega tundus päris lubav olevat, aga siis inimeste huvi on üksi suhteliselt keerukas üleval hoida ja nii see interneti sügavustesse ära kaduski. Fakt on see, et vähe on koole, kus eraldi õpetatakse filmi. Ja noored, nagu mina, peame ka selle ise enda jaoks avastama. Ma arvan, et meie haridusminister härra Aaviksoo liigub väga õiges suunas, et film koolidesse, sest see oleks kindlasti palju kaasatõmbavam ja lõbusam õppe. Ja film seob noori, paljude erinevate inimeste huvidega noori. Arvutinimestele saab õpetada monteerimist, kirjandusvõtlistele saab õpetada stsenaariumi koostamist ja kõrval ei jää ka esinejad, muusika ega kunstihuvilised. Vastupidiselt kartustele, et kõige aluseks on tekst ja et film võib vähendada kirja tähtsust, toimus minu areng hoopis teistmoodi. Ma ei huvitunud raamatute lugemisest ega üldse lugemisest, kuni ma avastasin enda jaoks filmi ja siis ma hakkasin mõistma kirja tähtsust. Võtsin isegi kirjanduses lisatunde ja see avardas päris palju minu silmaringi. Tänapäeval on filmimaastik juba kõigil avatud. Enam ei ole vaja suuri summasid raha, et luua filme. Igas kodus on juba olemas mingi kaamera, mis võimaldab filmimist. Aga levinud probleem noorte seas on selline asi, et ideid ei ole. Mis ei ole tegelikult üldse mitte mingisugune probleem. Loomingulisus ei ole autoriõigustega kaitstud. Mitte miski ei ole originaalne. Ideid saab näpata igalt poolt, mis annab vastukaja sinu inspiratsioonile või toidab sinu kujutusvõimet. Vanad filmid, uued filmid, muusika, raamatud, maalid, fotod,
luuletused, unistused, suvalised vestlused, arhitektuur, sillad, liiklusmärgid, puud, pilved, veekehad, valgus ja varjud. Vali näpata ainult asju, mis räägivad otse sinu hingega. Kui sa teed seda, siis sinu töö ja näpatud ideed saavad olema autentsed. Tähtis on see, et sa tunned rõõmu sellest, mida sa teed ja uhkust selle üle, mida sa teinud oled. Filmi, ma tegelikult mõtlesin videosi peal silmas, ideed sünnivad ka kõige lihtsamatest asjadest. Ei ole vaja midagi keerukat. Võtame näiteks täiesti tavalise igapäeva olukorra. No, ütleme, et meil on vaja peategelane, kes peab minema poodi, piima järele. Kuidas ta sinna poodi läheb? Kas ta läheb poodi näiteks tantsides? Kes tal see tee peal vastu tulevad? Ütleme, ninjad, tantsivad ninjad. Peavad maha võistluse. Mis siis juhtub? Kas peategelane saab poodi minna, unustab üldse poes käigu ära või koduteel pillab oma paki piima maha ja kõik läks lihtsalt untsuse käimine. Ja minu arust oleks see päris huvitav video, mida vaadata. Kuna ise ma olen veel kõigele selle asja uus, tulin ma pigem siia teistelt rääkijatelt ideid koguma ja tarkussõnu saama, kuna mul endal neid veel anda ei ole. Kraban kinni lihtsalt igast võimalusest, mis mulle antakse ja lase mitte millelegi käest libiseda, ka mitte sellel Petsa kutseõhtul. Filmindus on lühikese aega saanud minu kireks. Ma armastan igat hetke sellest ja loodetavasti ma jõuan sellel alal kuhugi kaugele. Aitäh!